Tere! Politseijaskonna patrullpolitseinik Agnes Kaasik võeti dokumente. Mis põhjusel, kas siis niimoodi sõhtul? Teil oli kõigepealt oli teil kiirus 105. Kui me sinise vilkuri panime, siis te järjest kiirendasite juurde. See on igasuguse vilku ja tulukese majade küljes ja siis... Nii, 110 on meil maanteesõidu kiirus või? Meil on 90. No, ja nii? Mitte 110-ga siis sõidate? Ma ei sõitnud 110, ma sõitsin 105-ga, nagu te just ütlesite. Jaa, aga kiirendite 110 peale, kui me vilkureid teile näitasime. Mitte ei võtnud kiirust alla. No see ei olnud üldse aru saada tegelikult, et meile vilkurid olid. No jah, aga ikkagi. Teeolud on vastavad. Vastavalt juhi sõiduoskustele, eks? Mina ei taha tulla liiklusõnnetust kuhugi vormistama ja uuesti ja mina ka ei soovi, et mulle keegi sooviks seda teha. Seetõttu ma sõidan teadlikult. Ma valin vastavalt enda oskustele, autorehvidele, autosõiduvõimekusele ja kõikidele nendele asjadele oma sõidukiiruse. Kindlasti ei ole see kiirus 110 praegu. Aga kas teie olete piisavalt pädev, et osata hinnata minu sõiduoskust? Palun ärge hinnake minu sõiduoskust selles suhtes. Aga sõidukiirus? See on minu isiklik vastutusruum. Puhume? Puhume küll, jah. Jah. Aga sõidukiirus ei ole maanteel 110 praegu. Aitab. Miks teile peaks kehtima teised reeglid kui teistele inimestele? Mis mõttes? Reeglid vastavalt põhiseadusele. Äkki, eks ole? Noh, aga 110 ei ole meil ju sõidukiirus. Te ütlete, et teie sõiduoskus vastab kiirusele, rehvidele, auto korrasolekule ja kõigele. Mina valisin endale sobiva sõidukiiruse. Nii. Ja 110 ja 105 ei ole sobiv sõidukiirus. See minu poolt valitud hetkel minu jaoks sobiv sõidukiirus. Et mul ei oleks konstantselt ees 90 või 80 sõitvad inimesed, kes kardavad, on hirmus omadega tee peal. Ma ei soovi nende inimestega järgi sõita ega nende inimeste kolonnis sõita. Ma valin võimalikult ohutu mooduse ja ma möödun nendest. Hoides enda sõidukiiruseks kuskil 100, jälgides sõiduomadusi. Kui on kurviline tee, siis ma panen nendel navigatsiooniseadme tööle, et ma näen kurviteed ära, enne kurve ma aeglustan ilusti maha. Et ma jälgin seda. Ma ei soovi kindlasti argade ja ehmund juhtidega konkureeruda teed peal, sellepärast, et ma ei taha nende järgi sõita. Ma ei taha, et nemad ohustaksid mind. Ma valin enda keskkonna. Ma sõidan üksinda, kaasas on mul naine, mul lisa ja ma sõidan enda otsust. Ja kui ma ütlen teile, et te sõidate 110-ga ja mingi põder hüppab tee peale ette, siin muidaks on aga mis vahet sellel on, kas ma sõidan 110-ga või sõidan 95-ga? Palju selle Kahjustused on palju suuremal kiirusel ju. Nii, ja kas teie olete põdraga isiklikult kokku panda? Õnneks ei ole ja mina olen. Juhtu ka teiega. Aga mina olen. Nii. Jah, nii. Millest te süüdistate mind? Kiirus ületamises. Ja siis vormistage see trahv palun ära. Aga moraali teie, mulle, vabale Eesti Vabariigi kodanikule ei loe. On nii, eks? Mina olen põdraga kokku pannud. Teie tulete hirmutama mind tee peale sellega, et ma panen põdraga kokku. Ma vastan teile, teie ei ole. Te ütlesite, tunnistasite mulle seda, aga mina ütlen teile, ma olen ja korduvalt. Ja ma ütlengi seda, et mida suurem on kiirus, nii, aga teil ei ole alus tulla mulle moraali ega hirmutamisloengut pidama. On nii? Hirmutamisloengut on asi väga kaugel. Nii, aga mis te siis teete praegult? Ma hoiatan sellest, et nii, ma ütlesin 110 kilomeetrit tunnis ja põder tuleb teile tee peale ette, on need tagajärjed... Oot, pane ära see lamp! See on agressioon minu vastu! Pane ära see lamp praegu, see on agressioon minu vastu! Pane ära see lamp, see on agressioon minu vastu! Teil ei ole õigust minu autosse tulla niimoodi sisse vahti. Ma puhusin, meil oli tegelikult täiesti viisakas vestlus. Teil ei ole õigust mulle näkku seda valgust, mulle silma, praegult on pime. Teil ei ole õigust minu võrk kesta tulla kahjustama selle lambiga niimoodi. Pange see lamp ära. Ma vaatan ette, ma jälgisin ja minu sõidukiirus oli teadlik ja valik ja mul oli väga meeldiv, mõnus vestlus oma naisterahvaga ja isaga samal ajal, kui ma seda kõike tegin. Nii, kui ma ületasin kiirust, siis tule ja vormista see trahv mulle ära, mitte ära tule mulle seda näkku vehkima selle lambiga. Mina ei sinata teid. Siis sina korista see lamp mu näost ära ja kohe. Ma olen Eesti Vabariigi vaba mees ja kodanik. Vabandust, meil on õigus vaadata näiteks... Sul ei ole õigus mu nägu pimestada, sa näitasid mulle näkku, korista see kuradi lamp mu näost ära. Meil on õigus vaadata teie pupillide suurust, kas need reageerivad valgusele või ei reageeri. Aga seda tegelikult ei öelnud, et te seda kontrollite. Me ei pea sellepärast, et seda ei peagi hoiatama. Jah, me kontrollime kõik. Te lendate lambiga näkkus ei ole. Kui inimene käitub agressiivselt. Vabandage. Ta ei olnud agressiivne, ta rääkis. Teie tulete siia agressiivselt.
palun teeme siis nüüd niimoodi, et see oli minu vaba valik sellel teelõigul täna sõita selle kiirusega, et te registreerisite selle kiiruse ära. Nüüd palun minge vormistage see trahv ära, tooge see siia, ma allkirjastan selle, me läheme oma teed. See on see, mis Eesti Vabariigi seadustik näeb ette, mitte seda, et politseinikud tuleb. Meil oli täiesti viisakas ja meeldiv vestlus alguses. Meil ei olnud selle koha peal mitte mingisugust probleemi. Ei olnud agressiooni, aga te tulite mulle ütlema, ette kirjutama mulle reeglid, milliste reeglite, tingimuste, nõuete järgi mina, vaba Eesti Vabariigi kodanik, pean elama. Eesti Vabariigis kehtib kõrgema võimu esindada Eesti Vabariigi kodanikud. Ma arvestan kõiki teie ette antud juhtnööre juhiseid. Ma kuulan neid, jälgin, selge. Lumisel teel ma pean arvestama, millised teeolud on. Selge, arvestan. Ma pean arvestama, millised rehvid mul autol on. Selge, arvestan. Ma pean arvestama, millised pidurdusomadused mu autol on. Selge, ma arvestan. Ma olen kõik need etapid ära teinud. Ma arvestan nende asjadega. Ma arvestan sellega, et mu armastav naine, mu laste ema istub mu kõrval. Ma arvestan sellega, et ma pean ta turvaliselt koju viima. Ma arvestan sellega, et mul istub tagaistme peal isa. Ma arvestan sellega. Siis mida tulete teie mulle ette heitma praegult? Ma ütlengi teile, millega teie ei saa arvestada, on metsloomad ja kaasliiklejad. Nii, teie isiklikus kogemuses puudub metsloomaga kokkupuude. Minu isiklikus kogemuses on neid metslooma kokkupuute piisavalt ja küll veel. Ma olen pannud otseselt põdraga kokku. Nii kõva mees. Jah, olen küll. Olen küll ja mis siis? Ja teate, millist elu oleme meie elanud? Kas meil on kogemus? Tema tunnistas mulle, et ei ole. Kas teil on põdraga väga tore? Siis te oskate mulle oskate te Kalle öelda, millised kokkuporke omadused ja mis siis juhtub. Minu esimene reaktsioon oli see, et nüüd on kõik. Ma vaatasin ka seda, et kui see põder pool meetrit teise koha peale selle autoga tuleb, siis see perse mul salongis sees ja ta sõtkub mind nende sõrgadega, mis tal tagajalgade küljes on, surnuks seal longis sees. Minu võimalus oli see, et ma pean pool meetrit siia kõrvale veel nihutama. Ma pidurdada ei saa, kui ma lähen sellest asfaldist kõrvale, lähen kruusa peale, siis ma olen nakstik tee pealt läinud. Ma pidin kõikide nende teguritega arvestama selle olu jooksul, kui ma pidin... No vot, nii, ma arvestan kõikide nende teguritega. Sina ei ütle mulle, mismoodi mina oskan autot juhtida. Sina ei loe mulle selle koha pealt moraali. Ja miks sa sinatad meid? Meie teietame teid. See pole teietamist väärt. Siis tehke see trahv ära. Ma tahan koju minna. Teile trahvi tehakse. Siis palun, tulge ütelge, palun, kas te tajusite tõesti seda, et teie kiirus oli liiga suur? Miks me siin istume siis? Et me sooviksime, et... Ei, ma tõesti ei soovi ennast teie peal. Ma usun, et te teete head tööd. Selle isiku ära. Kontrollige isik ära. Ma ütlen seda, et mina olen käinud liiklusõnnetustel ja väga koledaid vaatepilte näinud. Teate, oodake, üks märkus sinna juurde veel. Teate, kes mina olen olnud aasta aega järjest, mis ametipalma olen töötanud? Ma olen Tallinna kiirabis olnud. Nii, mida minu silmad on näinud? No. Vot. Tean küll, jah. Aga mis on praegu selle eesmärk? Ma ei saa aru, selle vestluse eesmärk, kuhu me jõuda tahame? Ma ei tea, miks me hakkasime vaidlema. Ma oleks võtnud dokumendi teinud puhumise ära, kontrollinud ära, pannud hoiatuse kirja, kõik. Nii, aga... Siis läks sitasti. Aga teie olete ametnik, te pidite siis seda asja juhtima. Mis toimub nagu... Teie peaksid... Kodanik hakkab rääkima, ma ei keera selga ja ei kõnni minema. Siis on vaja lihtsalt konkreetselt... Siis läks sitasti olukord. Tõmbame siis käsipidurit, läheneme teisiti. Ja siis oleks jälle olnud ju paha, kui me oleks selja keeranud ja minema kõndinud. Ei. Jaa, ma ütlesin, ma vabandan, läks sitasti. Selge, ma lähen kontrollin ära. Aga härra, selle lambi osas on jah, tegelikult mul on natuke sitak kogemus sellega, kuna mu eelmise partneriga oli see, kuidas oli pupilaarne omadega. Pupilaarsus on see, et silmad on ereda valgus hästi tundlikud ja ta kannab neid prille ja kõiki neid asju ka. Ja siis ükskord tuldi selle suure lambiga ja talle ootamatult keeratis lamp talle näkku. Pärast seda ma olen nagu iga kord, kui tullakse selle lambiga, ma koheselt reageerin sellele ja pööran tähelepanu, et seda ei tohiks niimoodi teha. Ma põhjendan, miks ma seda tegin, sest ma kuulsin ja nägin, kuidas te suhtlesite minu paarilisega ja ma ei oska öelda, mis seisundis inimene. Jah, läks igas seisundis sitasti. Üks proua, pöördun teie poole korra veel. Te tõite metsloomad mitmel juhtudel näitedeks. Looduses on üks niisugune asi, kui metsloom saab põgenema pärast seda, kui on adrenaliin verre paiskatud, et me suudaksime kiiresti rahuneda nendest asjadest välja tulla, siis aitab see asi. See lööb adrenaliini verest välja ja inimene saab jätkata oma tavapäraseid toiminguid paremini välja. Vabandust, läks niimoodi. Proovime tõesti mõistlikumalt ja paremini. Jah, nõus. Ilusat jõhtut ja jätku teile. Teile ka. Ilusat aega. Rahulikult.